No tere jälle, on järgmine päev, siis eelmisest videost siis ja lõpuks mõtlesin, et tõstan ikka üles ka ja vaatan südamerahuks ära, mis siin teha vaja on tegelikult ja kui hullult see tegelikult asi on ja võtan kohe lambi ja ma näitan sillad, kontrollisin üle, pidurikettid lavevad lihtsalt sõitmist, sest on seisnud kaua. Esilogad katki, ma näitan sulle siis kohe, põhjakatet pole. Mootor on veits õline, aga ma tean, see tuleb siit õlijala tihendisse, pole üldse hullu vahetada. Mingi jaotused leke, see on täiesti tavaline BMW puhul. Mingi roheline tilk on otsas. Ja ongi, tegelikult pole mitte midagi hullu siin. Silla ja tehnika juures paar tundi võib-olla. Üks pidur on veits peal, aga siin on pidur plekkpuudu värki, et sellepärast ülevaatust ilmselt läbi ei lähe juba. Et see on lebo, millega pärast on pannud nipuka, aga see on normaalne. Ja siis kõrvalistu pool karp ise pole kõige hullem, aga karbist edasi on juba läinud. Et siin tegelikult tõstekohad on tehtud, siin on näha, et see on keevitatud korralikult. Tugevad plekid on siia keevitatud, aga siit on juba edasi läinud midagi. Nii et põhjamatt on näha, nii et tuleb see põhjamatt välja võtta ja plekki keevitada juba ja tavaline taganurk siin. No siin on näha, et see on mingi silikoniga peale pandud jupp juba ülevaatuse jaoks, nii et ilmselgelt keegi on juba varem kaalal käinud. See siin ei ole kõige hullem, see on lihtsalt pindmine. Aga siit tegelikult see oleks ülilebo pohvelt teha. Ainuke asi on see, et siit läheb edasi juba, et selle pleki nii-öelda liitmiskoha tagant on juba auk sees. Ja siis tuleks teha, tõstekohad on jumala head, aga nagu näha, siis siin karp ise on ära mädanenud. Eks tõstekohti tegema ei pea, uut plekki oleks peale vaja, veits nipet-näpet, ilmselt sisu full välja. Nii et ja ma kardan, meil on siin liiga palju autosid ja ma ei hakka siin relakaga ilmselt toimetama, nii et peab selle viima ilmselt eksperdi kätte. Ja meil üle hoovi on üks sepp, kes teeb väga hästi neid asju. Et äkki ta viitsib selle ette võtta normaalse raha eest. No tere, juhtus siuke asi, et pidin tulema tagasi reaalsusesse. Ehk siis tähendab seda, et ma pean kõike tähendab, kõik raha, kõik asjad kokku hoidma, et ma saaksin tervet hooaega sõita, võib-olla natukene autot ehitada. Ja kuna see on kinnise tee sõita terve hooaeg, et tähendab ka Läti, siis panin veits Excelit kokku ja tuleb välja, et väga raske oleks puhtalt ainult palgast seda teha, nagu jooksus palgastes. Ja nüüd ma siis mitu videot tagasi võtsin ette nagu selle 39 projekti, vähemalt ostsin selle ja rääkisin, et tahaks seda teha, blablabla, et huvi on suur, et mõtlesin teha telli suveks, aga reaalsuses drifti kõrvalt väga kannata teha, kui sa oled lihttööline. Ehk siis talvepalgad on autoremondis nagu on. Ehk siis võtsin vastu otsuse, et müün maha 39. Aga siis päeva pealt tuli mõte, et peaks juppideks hoopis tegema. Ja ma näitan tegele, kuidas siis Eestis 2025 aastal on võimalik teenida raha auto jupitamisega. Kuna mul tuli hea hinnaga auto ja seal on üks väga tähtis lisa, millest ma räägin täpsemalt, siis on hea võimalus näidata, kuidas on võimalik raha teenida. Ja kuna mul on auto, mis on Eestis kõige populaarsem doonorauto ja seda selle põhjusel, et 36 nõuavad mootoreid, kuna need enamus on Eestis ikka 1.6 ja 1.8, siis võetakse just nende pealt 2.3 või nii-öelda siis 2.5 ja 2.8 M52, mis on väga lihtne just 39 juhtmistiku swappida. Kuna õigel pool on juhtmistik 46 veel võtab mootor näiteks, siis on teisel pool juhi pool juhtmistik ajule siis. Ja seda on väga halb panna ajukarpi 36 või isegi 30. Ehk siis 39 pealt juhtmistik on õige, ainult käppasid vaja ja käpad saab M50 küljest ja on edasi.
no ühesõnaga, see mootor on väga populaarne olnud juba 10 aastat swapi jaoks. Ehk siis mul on 400 eurine mootor ja räägime siis varuse hindades ka hiljem, aga mul on toimiv mootor, mida ma saan müüa. Ja auto eest maksin nii vähe, et tea. Aga esimene asi, mis kohe müüki läks, nagu nägite, stanget ei ole enam. Tagastange juba ostetakse ära, tullakse järgi. See on 100 eurot. Pange sinna raha, kui ma leian selle soundi, siis ma panen ise. Aga või noh, mul ei ole editor, ma räägin endaga võin tegelikult. No ühesõnaga, 100 eurot juba läinud ja ma siis räägin alguses peale. Ma maksin selle auto eest 400 eurot. Hakkame siin äkki, ma suudan nii palju editida, et panen siia listi. 400 eurot. Väljad müüsin sealt alt 150 euriga maha. Stange 100 euri, see on juba tähendab, kas veel 250 või oli 150? Vist 150 ikka. 150, stange 100, ehk siis juba on 250 euri tagasi teenitud, 150 euri on meile uus. Või noh, see auto võlgne mulle siis. Ja selle ma saan kohe, no põhimõtteliselt saangi kohe tagasi teenitud ja ma tõstan auto üles. Nii, ja mis on number 1 asi, mis lõigatakse alt ära või noh, võetakse küljest ära siis, et raha teenida. Ja selleks on muidugi katalüsaator. Neid varastatakse ja nii edasi. Ja ma tean, miks neid varastatakse, sest et see sama katalüsaator, mis siin all on, kunagi maksis 1000 eurot. See oli 2-3 aastat tagasi. Ja täna see maksab 250 euri. Ehk siis ongi juba pluss. Kui ma lõikan selle alt ära, müün see 250-ga, siis ma olen juba 100 eurot plussis. Ja ma ei ole veel mootorit maha müünud. Mootori hinnaks on 400 eurot. Täiesti toimiv töötav asi. Ehk siis saab see, kui ma selle maha müün, on juba 5 sotti kasumit. Ilmselgelt mul on väljad siin all, mis ma tahaks maha müüa. Ja jah, siin on isegi mõni hea uks. Rool on hea, saab selle 100 eurot. Nii et kui see list tundub päris hea juba, siis on hea. Kui me arvestame, et see on tegelikult põhimõtteliselt päevatöö või vähem. Ja siit saab MX-is viia ja esistange on veel müümata ja esituled on müümata, äkki keegi tahab 50 euri eest. Et siin on müüa asju ja siis vaatamegi. Vaatame siis, palju teenib varuosade pealt, et sõita drifti. No nii, täna on ahi küdema pandud ja võtame siis mingid jupid küljest ära juba. Mootorist tahtis videot üks vend, et tahab võib-olla ära osta. Nii et ma teen selle, päris head hääled peaks tulema, kui on otsetoru. Sest et kui ma lõikasin kati maha ju. Ehk siis teeme video kiiresti ja saadame ära ja siis äkki tahab ja hakkame võib-olla maha võtma juba. Nii et vaatame. Nii, nagu nägite, mootor ütleb väga hästi, nii et ma loodan, et talle soovib ja tuleb täna järgi võib-olla. Aga senikaua võtame tagatuled küljest ära, esitulesid tahtis keegi ja tagaspoileri võtan ka ära. See on päris hea ja seda võib-olla tahetakse. Et alustame siis töötadega. No nii, olen asju maha võtnud siin ja võtsin nina lahti ja no võt,
50 eurot stange, veits viga saanud, aga talvekale sobib küll. 75 tuled, Xenonid, tagatuled 50 euri. Ja paneme siia listi ka siis, mis praegu total on. Siis võtsin siit nina maha, et põhimõtteliselt saaks mootor lahti ühendada ja maha tõsta. Aga võib-olla on paar huvilist, kes tahavad koos kerega võtta. Annan 5 sotiga ära koos kerega. Siis ma ise pea imeks viima, muidugi veits kaotan sellega raha, kui ma tahaksin nagu igat senti välja pigistada. Aga ma ei viitsi põrand määrida ja enda aega raisata selle peale. Lihtsam on lihtsalt kellegi teise väljad alla panna, välja sõita treilale ja rooli peab nüüd lahti võtma. Ja saab rooli ka, ajab treilale, siis võtab rooli küljest ära ja see läheb ka sotiga minema. Sest nahk on korralik ja seda rooli tahetakse. Ja põhimõtteliselt rohkem polegi. Ongi. Väljad jäävad endal alles ja kui keegi tahab, siis eri laiuses 10 laiad ja 8,5 laiad. Keegi tahab mingid juppe, siis võib kirjutada. Ja vaatame, mis saab siis. Kas tullakse järgi kerele või... No nii, põhimõtteliselt on kõik vist. Ootan nüüd vastust, kas tullakse järgi. Siis peab velgede ja rooliga tulema. Või treila peal saab ajada ilma roolita ka. Aga põhimõtteliselt ma olen kõiki head asjad küljest ära võtnud ja mul pole enam midagi sellega teha. Ja ma ei viitsi igat senti taga ajada, aga siit saaks tegelikult veel mingi tulede, moodulid, asjad ja mis iganes. Aga jah, head asjad saab küljest ära võtta, siis on veits on kahju ka individual 39 loobuda, aga mis teed? Elu on selline. Sellised on siis varu osad, mis saab meil osta põhimõtteliselt. Ja ülejäänud läheb tervikuna 5 sotiga minema. Ma loodan vähemalt. Et siis jah, põhimõtteliselt ma arvan, võib video kokku võtta. Eks järgmises videos näete, kas see läks minema 5 sotiga tervikuna. Ja mis ülejäänud jupid, kas see on läinud ära. Ja siis, aga ma praegu panen siis kõik listi siia ära, et palju ma teenisin ja mis edasi, mis ma selle rahast saan võib-olla süüa kuuks ajaks võib-olla. Et aitäh vaatamast ja näeme järgmine kord. Ja siis kui midagi veel alles on, siis ma kirun, et loll idee oli see, aga eks vaatame. Tšau!